Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Suur aitäh, et te liitusite meiega. Brenda, mis meil täna plaanis on? Tere! Mis meil täna plaanis on? Ma ei tea, räägime, mis põnevat meil toimunud on ja toimumas ja tulemas ja räägime siis ühte teemat, mida me oleme põgusalt puudutanud, aga kuna meil kuidagi see aasta alustasime sellega, et me rääkisime lõpuks, mis tööd teeb Hans, lõpuks, mis tööd teen mina, mida me siis peaaegu 6 aastat hiljem siin Austraalias teeme. Ja kuna me käisime juba sel teemal natukene rääkimas, siis me mõtlesime, et me ei ole ju tegelikult jaganud teile meie ühte väga suurt osa tööst. Jah, meie 3. või 4. või 5. või 6. töökoht oleneb, kuidas siin vaadata, eks ole. Jah, no ma ütleks, et jah, me jõuame selleni. Ma mõtlen lihtsalt, et see, ma üldse ei taha seda liigitada töö alla, kuigi ta tänaseks on töö, aga ta on ikkagi hobi. Ta on selline hobitöö. Hobi, mis toob natukene raha sisse, midagi kuidagi sinna kanti ta liigitub, eks ole. Aga nii et jah, täna teeme natuke sellise kokkuvõtva episoodi või ajame niisama juttu, räägime, mis on mõtteis. Kas sul on kohe midagi, mis sa tahaksid jagada? No ma kohe parandaks seda, et ma ei tahaks öelda üldse kokkuvõtlik osa. See on nagu nii igav, kui ma kuuleks podcasti algus, keegi ütleb, me teeme täna kokkuvõtlik osa, siis ma tehke seda kokkuvõtet omaette, ma ei viitsi kuulatamata, et rääkige mingist põnevast teemast, siis ma võib-olla tulen kuulama. Nii et kindlasti ei ole see kokkuvõtlik osa, see on osa, mis meil eelmine nädal toimus. Meil toimus väga suured lahedad asjad ja see on ka kuulajatele kasuks, mida nad siit kuulevad võib-olla. Võimalik jah, et kasud on sees. Jah, kõige kasulikum kuulamine ilmselt tuleb siit täna välja, mida on oodata, mis võib-olla päris kindlasti on juba laivis kuulamiseks, aga see siis koorub siit episoodist välja. Absoluutselt. Nii et ei ole kokkuvõtlik osa. Ei ole ma vabandan oma kõnepruugi eest. Aga millest me alustame siis? Ma ütlen kohe ära näiteks, et hästi kiire, pikka juttu pole. Mina olen, kui see podcasti osa läheb üles, siis mina olen juba Palil. Aga praegu ma tegelikult ülehomme lendan. Jah, ülehomme lendad tagasi Palile. Elus esimest korda lendad üksinda lennukiga. Täiesti üksinda ja mul üldse ei meeldi lennata. Ma ei tea, kas ja kui palju me siin oleme rääkinud, et sulle väga lennukiga lendamine ei meeldi. Vist oleme rääkinud? See oli Spatrini episoodis. Ma pole kindel. Võimalik, nii et nüüd täitsa päris üksinda. Elust esimest korda. Ja ma sellest praegu väga palju rääkida ei taha. Ma mõtlesin, et ma vaatan, kuidas mul läheb. Ma omale nagu mingit pinget peale ei pane, aga ma ise enda jaoks tahaks täiega lindistada seda teekonda üles sellest hetkest, kui ma lähen ja kõik see, et võimalik, et ma siis teen nagu mingi, ma ei tea, panen mingid videod kokku ja jagan neid äkki YouTube'is, et ma päris nagu mingid shortse nii-öelda sinna Instagrami ei tahaks teha, et võib-olla TikToki formaadis või äkki siis mingid, ma ei taha vlog ka öelda, sest nagu need kindlasti ei ole nagu 100, võib-olla mingis mõttes vlogi osa, aga see, et ma räägin seal 20 minutit, ma ei usu, et ma midagi sellist teeksin. Ja. Aga jah. Et ma tahan selle kõik üles filmida ja üldse praegu siis ilmselt, kuna ma olen Palil ja mina seda Instagrami kontot suuresti haldan, siis ilmselgelt on natukene rohkem praegu siis ka reisimisest ja samas ma teen tööd ka seal, nii et absoluutselt. Lihtsalt seda contenti on võib-olla praegu natuke rohkem kui tavaliselt. Just nii. Ja ma mõtlesin, et üks asi veel, mis võiks teha enne, kui me siin täna räägimegi seda, mida tahame rääkida, on ju mitte, et me nüüd teistes osades ei saaks seda rääkida, mida me tahame rääkida, siis ma mõtlesin, et tegelikult on meil päris lahedaid kirju tulnud ka viimasel ajal ja et äkki loeksime need ka ette. Ja. Et äkki olekski hea koht, kus alustada, sest meile väga meeldib, kui te kirjutate, joonistate meile, et äkki alustakski tänase episoodi siis sellega. Ja, mul tuleb kohe üks hästi pikk ja põhjalik ja hästi mul peaaegu tuli pisar silma, nagu ma ei tee nalja, kui ma seda lugesin, nii et see tuli alles ju mingisugune 2 nädalat äkki tagasi. Minul ei ole telefoni, nii et sina pead lugema seda. No võt. Ja loeme selle ühe pika kirja ja siis, et me saaksime äkki teha sellist asja, et
kes vaatavad, näevad, et meil siin tegelikult laua peal on üks karbike ja see ei ole üldse selle podcasti jaoks välja mõeldud. See on teise podcasti karbike üldsegi. See on meil Patreoni karbikene ja siin on sellised põnevad küsimused. Siin on 4 kategooriat, kus on siis eri kategooriates mingisugused küsimused, kas see on seotud siis unistuste või Austraalia või ma isegi ei mäleta, mis need kategooriad olid. Siin oli igasugu erinevad kategooriad, jah. See on meie üks Patreoni siis formaat, mida me seal teeme boonusepisoodina. Kõige esimene ongi nii-öelda sealt tehtud. Äkki tõmbame täna siis ühe, kuna see siin karbike on. Tõmbame ühe siin. Äkki tõesti, tõmbame ühe. Selles mõttes need küsimused, need ei ole läbi käidud mitte kunagi, et meil ongi siin enam-vähem mingi 25 küsimust ja mingisugused on küsitud, need on juba välja sorteeritud ja et siin lihtsalt on nii-öelda uued, et varastame ühe siis Patreoni episoodist ära. Just. Siia. Miks mitte? Kuna me oleme alati lubanud, et olete anonüümsed, kui meile kirjutada, kui ei taha, siis võite öelda meile, et ei taha, et olla anonüümsed. Aga meile siis kirjutas üks noormees. Hei Hans ja Brenda, olen ma ei tea, Mati siis või? Meil oli Mati vist. Jah, meil oli kõik, kes nagu kirjutavad kõik härrasmehed on Matid. Ja tüdrukud vist olid Marid, midagi sukest. Midagi sellist, jah. Ja ise on olnud 1 aasta Austraalias, kuid hetkel juba nii mõned kuud Eestis viibinud, kuid märtsis on piletid tagasi Austraaliasse, mida ma ka olen siin olles igatsenud. Eks näis, mis seiklused mind seekord ees ootavad ja millist õnne mul leidub ka tööotsingutel seekord, kui ma maandun. Olen avastanud teie jutusaate. See muudab kuidagi, see kõlab nagu fancy-malt. Hansu ja Brenda jutusaade. Kui podcast on. Jah, nagu fancy. Nii et me täname selle komplimenti, vähemalt mina võtan seda kui komplimenti. Olen avastanud teie jutusaate hiljuti ja olen seda kuulanud ikka mitu tundi iga päev. Kavatsen otsast peale kuulata ära iga kui viimse episoodi. Hetkel kuulatu põhjal ütlen, et need on nii meelt lahudavad kui ka õplikud. Õpetlikud. Jah, ma ütlesin midagi muud vist. Soovin teile teie tegemistes edu ja kindlat kätt. Kindlasti tehke edasi seda, mis teil südame soojaks teeb, sest teie autentsed ning mitmekülgsed lood kindlasti teevad seda ka inimestel. Seda kõike muidugi ka karjääri ja töövaates. Brendale ilusat naistepäeva, olge samad muhedad edasi, soojad tervisi siit poolt maailma, kes teab, äkki kunagi ka kohtume seal, nagu teile meeldib öelda, et ka Austraalia on väga väike. No tõesti, no nii nunnu, no. Väga tore, väga armas. Aitäh sulle, kes sa kirjutasid, aitäh tegelikult kõigile, kes kirjutasid, et me kõiki, võib-olla hakkamegi tegema mingi episoodi alguses, loeme mõned ette. Nojah, see pidi tulema siis tegelikult seal naistepäeva kanti on ju, nii et tegelikult märtsi alguses. Aga ma lihtsalt mõtlen, et see on nagu nii suur asi. Esiteks, see on vist kõige pikem tagasiside, mis meil tulnud on. Ja, ma arvan. Üks on meil olnud päris pikk, mis tuli vist meilile tulnud isegi. Aga et inimene võtab aja ja nagu, et see ongi see, et ta võtab selle aja, kirjutab vastu, et talle meeldib. Ja tegelikult see on lõppkokkuvõttes jah, me teeme seda enda jaoks ja nii-öelda ise endale, aga ikkagi... Aga ta on ikkagi ajakulu, ta on ikkagi... Me ilmselt ise ainult endale seda nii järjepidevalt võib-olla ei suudaks teha, on ja? Jah, et võimalik, et kui oleks igal osal 0 kuulajat, siis vaartavasti iga nädal ei teeks. Jah, nii et suur aitäh ja ma mõtlesingi, et me oleme nagu välja hüüdnud selle kinkekaardi loosi ka, et me veel ei tea täpselt, aga võimalik, see ei ole nüüd kindel, aga mina mõtlesin, et me võimalik, et me hakkame tegema, et jaanuaris ja juulis on podcastis paus. See ei ole veel ametlik, aga nii on võib-olla. Jah, no me ei tahaks teha võib-olla tervet kuud, aga võimalik, et seal võib tulla siuke 2 või 3 nädalane aken, kus tuleb just kui talve ja suvepuhkus siis. Jah, ja ma mõtlesin, et äkki siis, kuna ütleme, et võime öelda, et juunis saab nii-öelda hooaeg saab läbi, et äkki kas nüüd paneksime paika selle kuupäeva, et juuni lõpus loosime välja ka et selle hooaja lõpus, näiteks hooaja viimase osas loosime välja selle kinkekaardi, mis me lubasime, et kõikide kirjutajate ja joonistajate vahel loosime välja. No võt, nüüd on kuupäev paigas. On süda rahul. Nii et jah, suur aitäh sulle, kallis kuulaja, ja on ka teisi kuulajad olnud ja me loodetavasti äkki siis loeme järgmiste osade alguses neid ette, või me oleme vähemalt
mina ei tea, mina ei tegele sotsiaalmeedia poolega nii palju, et ma usun, et me oleme kõigile ikkagi vastanud ja öelnud aitäh, kes ja, on ja meil- muidugi. Ja kui keegi peaks olema ilma vastuseta, siis kirjuta meile uuesti, et võib juhtuda, et need on kuskil, mingid kirjad on kaduma jäänud, aga ma võin vastata viivitusega, aga ma alati vastan. Just. Nii et suur aitäh kõigile, kes kirjutavad, et see on tõesti see, et sa See on oma väga armas. aja võtad, et seda teha, see on nii suur asi. Nii et suur aitäh. Ja, see ongi meie nii-öelda preemia, mis meie siis vastu saame, meie motivatsioon, meie palk. Meie palk. Nii et selline, see on super lahe. Ja kas me siis hakkame rääkima, mul on üks teema veel, millest ma tahaks rääkida, aga võib-olla räägime sellest osa lõpus. See on nagu, panen siia väikse pirnikese või pärlikese siia rahvale, eks ole, et lõpuni kuulata, aga see on võib-olla seotud teemadega nagu uus sisu, teistsugune sisu. Isegi mina ei tea või? Ja sina ka ei tea. Nii et mul lihtsalt tahan arutada sinuga, et teeme nagu siukse avaliku arutelu ja koosoleku siin. Olgu. Nii et, aga seda lõpupoole siis. Seda teeme siis lõpupoole. Nii et, aga räägime siis oma sellest hobitöö monstrumist. No alustame sellest, kus see mõte tuli, et me selle nagu podcasti osa võiksime teha, sest kuidagi see aasta me oleme ju nii-öelda avanud ennast seda poolt, mida me võib-olla sotsiaalmeedias nii palju ei näita, siis kus me käisime eelmine nädal? Alustame sellest, kus see mõte üldse tekkis. Me käisime esimest korda elus, salvestasime podcasti, aga see ei olnud meie podcast. Ja käisime külalistena külas. Podcastis. Külalistena. Ja ma ei tea, 2 nädalat mul siuke stress ja error lihtsalt, et esiteks kõik see paliteema on ja, aga nagu eelmine nädal oli meil üsna intensiivne nädal, et me käisimegi külas, siis meil oli ühe koostööga, nii et meil rääkida on selles mõttes ja minul on ikkagi siuke stress, et ma nagu teemal, milles me käisime rääkimas, on meie teema. Ja minu hirm oli see, et mul tekib mingisugune ma ei tea, plokk või mingisugune asi ja tekkiski, ma ei mäleta poolt lindistus, mis me olime seal mingisugune tund aega, ma arvan, poolest ma ei mäleta mitte midagi ja mul lihtsalt nagu, mul oli nii suur närv sees, et ma nüüd ei mäleta, kas ma rääkisin, et kas ma ei rääkinud üldse või ma rääkisin liiga palju. Ja siis teine hirm oli mul see, et ma ei suuda anda nagu, et seal oli ikkagi kindel ajaline formaat meid ju mingil määral ette pandud, et see ei ole nagu oma podcast ja tee siin kas 5 tundi, lõikab osad pooleks ja laseme minna, et meie podcast teeme, mis tahame. Et seal me olime ikkagi intervjueeritavad ja see oli natuke teistmoodi ja ma arvan, et see on vahet ei ole, mida sa elus teed. Lõppkokkuvõttes, kui sa kuskil käid ja sul on vaja, oledki võib-olla natuke närvis ka ja sul on vaja mingeid vastuseid anda, siis pärast sa mõtled, see oli palju parem näide, miks ma niimoodi ei öelnud, miks, et ma arvan, et tegelikult see ei ole vahet, mis sa teed, kuidas sa teed, et see tuleb alati ja ma olen lihtsalt praadinud mingi nädal otsa nüüd. See podcasti osa tuleb täna välja. Täna siis, kui me salvestame. Jah, sa olid, Brenda ütles, lõpetasime selle salvestuse ära. Ees Brendas, ma arvan ikka tulevikus sa lähed üksi sükestele asjad. Nii kuidagi, ma ei tea, mitte löödud, aga kuidagi läbi. Ma olin ikka päris närvis ja ma ei tea, sa ütlesid, et see võimalik, et see paistab ainult sulle välja. Aga kui ma mõtlen, et kui on inimene, mis meil on 25 podcasti osa väljas ja ma olen siin, nagu ma olen ja siis, kui ta läheb, kuulab võib-olla seda teist podcasti, ma arvan, et see inimene võib ka aru saada, sest ta on mind juba mingi üle, ma ei tea, 25 tunni kindlalt kuulanud on ja, et siis on võimalus, et tegelikult ka teised inimesed saavad aru. Lõpuks ei ole vahet, ma lihtsalt... Aga mina võin öelda, et minu arust Brenda sai väga hästi hakkama. Mul on raske sellist, et minul väga palju sükist närvi sisse ei tule, eriti nagu, mina olen nagu alati tundnud mugavalt ennast mingi suure rahvamassi, et ma võin rääkida, mul ei ole nagu seda probleemi kunagi olnud, nii et... Ma ei tea, see on kogu aeg savi, nagu see ajab närvi veits.
ja tegelikult see on väga hea, see on asi, Jah. mida ma väga imetlen sinus ja see on nagu, noh, see on väga hea ja see peabki niimoodi olema, me peamegi tasakaalustama, on ju. Ja minul ei ole seda probleemi, et ma nüüd ei või rääkida ja ma teen mingeid asju, aga ma ma ei jäta tegemata, see on vist, ma ei tea, nüüd hakkab sassi minema, kas me oleme podcastides seda rääkinud või me oleme seda rääkinud nüüd Patreonis, aga see on nagu mingi teema mulle, et ma kardan, aga ma teen ikka. Mul suva, mul on vaja teha neid asju, vaata. Et mul on jah niimoodi, et ma võin nagu rohkem paanitseda ja närvitseda ja muretseda mingite asjade pärast, aga ma ei tea, ma ikka teen ja mõnikord ma ei saa ise ka aru, miks mul on vaja nagu teha, iseennast ajan ka närvi sellega, et nagu nii hirmus on, nii ikka mul on vaja ronida ja teha, no kas või see sama, et on mul vaja sinna palile siis minna või? Nii hirmus on sinna lennata mul üksinda, aga jah, ma tean, et on vaja minna, igal juhul. Aga eks ta olegi, see on alati tundmatu on hirmus, eks ole, et ma mäletan esimene kord, kui me võib-olla Instagrami stories rääkisime midagi, siis oli ka ikka, tegime seal 25 korda ja oli juba hirmus, eks ole. Ja siis tegid perele ja sõpradele ja sul oli 10 inimest seal vaatamas, on ja. Ja nüüd on nagu, nüüd teed podcasti või sinna Instasse stories'id või midagi, siis on siuke pane ülessena, mis on ikka nagu, et ei ole nagu mingit siukest pinget enam ei ole. No ja siis võib-olla ongi nagu see, et vaata noh jah, et tähtis ongi lõpuks see, et me teame oma nagu eesmärki ja lõpuks ongi see, me tahame näidata kõike nii, nagu see päriselt on. Ja siis jah, et siis võib-olla ei ole seda nii, aga ikkagi tuleme selle juurde, et me käisime podcastis külas ja seal on ikkagi kindel formaat, siin põhimõtteliselt oligi, ma ei ütleks, et päris intervjuu nagu vormis, aga mingil määral ju ikkagi küsiti küsimusi ja meie vastasime ja teema ongi siis töötamine Eestis ja Austraalias, on ju, ja nagu ma tean neid kõiki vastuseid, pole probleemi, aga peast pühitud ja kui muidu on see, et mõnikord on see, et ei tule võib-olla kohe see eestikeelne sõna, tahab mingi sõna tulla inglisekeelne, et siis nagu suht ruttu me saame selle nagu kahe peale siin hakkama, siis mul oli seal mingi hetk niimoodi, et ma ei teadnud eestikeelset sõna ja ma ei teadnud inglisekeelset sõna ka. Ma ei teadnud mitte kumbagi ja tegelikult see ongi närv jääb alt sind lihtsalt, vaata. Nii et mina pole päris kindel, kas mina julgen kuulata seda osa. Minu arust see ei olnud üldse nii hull, sa oled liiga... No ma peangi juba enda südamerauks, kuna paanitsen üle, ma arvan ise ka. Ja igal juhul podcasti osa, kus me käisime külas, me kindlasti jagame enda Instagrami kontol, kui see on väljas. Ja samuti võib-olla, kuna me saime ise ka selle materjali endale, siis võimalik, et me tulevikus ka lisame selle siia Miks mitte podcasti alla. Jah, absoluutselt, et... Ja see on väga kasulik ja hea osa. Seal on väga palju head informatsiooni, nii et jah, väga võimalik, et see ka siin kanalil või igastahes lõpuks on. Ja see on siis nüüd asi tegelikult, et Austraalias töötamine. Sealt küsiti meilt küsimusi, mida võib-olla enamik inimesed tahaksidki küsida. Just. Ja miks me siis mõtlesime, millest me siis täna räägime, ongi siis kõik see, miks mitte. Nii-öelda miks mitte bränd, meie Instagram, kuidas see sündis, mis asi on miks mitte, miks see on, sellest me oleme nagu põgusalt kuskil erinevates episoodides juppidena rääkinud, aga kas me oleme kunagi rääkinud, kuidas see kõik päriselt alguse sai ja mida me siis tegelikult teeme, et me oleme ju rääkinud, et me teeme konsultatsioone, mida tähendab üldse see konsultatsioon ja meil küsiti küsimus, jälle mul on siuke veits, on nagu musta auk, ma pooleldi nagu mäletan seda küsimust, võib-olla olid need 2 erinevat küsimust, ma panen selle kokku, aga meid küsiti, et mis see miks mitte siis on, kust see alguse sai, enam-vähem midagi siukest on ju, ja mida me siis täpselt teeme. Yeah. Ja seal nagu ongi väike formaat, kus sa saad lühidalt vastata, nüüd me räägime selle siin ära. Mida me siis teeme? Kus see algas? Mis on miks mitte? Miks mitte algas siis... mitte üldse nii kaua aega tagasi, oli ta veel Brenda Hans Austraalias, ehk siis me alustasime oma sõpradele ja perele lihtsalt enda elu näitamisega, sest et me oleme väga kaugel ja see oli algne mõte kogu sellel Instagramil ja sotsiaalmeedial. Aga meie üllatuseks või mitte, ma ei tea, kas üllatuseks päris, aga liitus ka meie kontoga väga palju inimesi, kes ei olnud meie sõbrad ja pere.
Neid hakkas nagu niimoodi tasapisi tulema ja selles mõttes, et siiani ju tegelikult, kui numbriliselt rääkida, siis meil ei ole üldse suur konto. Jah, meil ei ole midagi Meil ei ole mingit ulme suurt kontot, küll aga meil nagu väga siuke tugev kommuun seal. Jah, meil on et selles mõttes, et meil on see nii-öelda, noh, kui juba rääkida nii-öelda Instagrami mõttes või sotsiaalmeedia mõttes, siis meil on see kaasatus ja engagement ja kõik see on nagu väga-väga suur. Just. Ja siis mingi hetk, ma ei teagi, kuidas me jõudsime selleni täpselt, aga igastahes meie point oli see, et me oleme nüüd nii palju siin teinud, me oleme nii kaua siin elanud, me oleme kõik need asjad välja uurinud juba, mida siin elu alustamiseks ja siin eduka elu elamiseks vaja on, et miks mitte jagada seda siis teiste inimestega ka. Aga sealt vahelt on nagu mõned väikesed etapikesed, mida ma ka välja tooksin. Aha, nii. Ehk siis ajavahe, kes ei tea olenevalt osariigist, kus sa oled, siis meie oleme idakaldal ja noh, siin on samamoodi oleneb, millises osariigis sa oled, aga Eesti talveperioodil võib siis olla Austraaliaga ajavahe 9 tundi näiteks. Ja see on ikkagi päris metsik aeg, kui sa käid tööl, sa teed mingisuguseid asju ja siis sa üritad nagu perega ka suhelda, sa pead seda õhtuti tegema, ehk siis see on see ajavahe roll, miks me seda tegema hakkasime, see sama asi, mida sa just rääkisid, on ju. Selles mõttes, okei. Just, mina olin korra segaduses, et sellepärast hakkasime sotsiaalmeediat tegema. Jah, just. Et tegelikult oli see point, et alguses me ju saatsime mina siis olen see, kes on hull pildistaja olnud kogu aeg. Ma tean, et mul on kunagi neid pilte vaja, ei tea miks. Mina teen kõigest mulle lihtsalt meeldib pildistada ja see on nagu üks osa ka, mis võib-olla inimesed arvavad, et nüüd ongi see, et nüüd tuuakse toit lauda, keegi liigutada ei tohi või igal pool, igal sammul ma teen nagu niimoodi pilte, siis tegelikult see pildistamine on selline elu osa mul, et see käib niimoodi mööda minnes muu seas. Et see ei ole kuidagi selline häiriv, et nüüd iga asja peale kulub 20 minutit, on ju. Ja see on nagu olnud kogu aeg mul. Ja mina saatsin siis oma perele neid pilte, siis Hans tahtis, et ma saadaksin tema pere chati neid pilte ja siis oli seal erinevate nende chatide vahel möllamine. Siis väga tihti, kui me ringi trippisime, siis ei ole Austraalias levi, mis on väga normaalne. Ja siis, kui sa jõuad sinna levisse, siis igasse chati eraldi hakata mingid 30 pilti saatma ei ole väga tore. Ja niimoodi see Instagrami konto tegelikult sai, et siis iga kell, iga üks saab omal ajal vaadata. Just. Ja tänaseks ma tean, et näiteks mul mingi aeg mu emal oligi rutiin, kus tema hommikul vaatas siis meie story'd ära ja kui ma polnud 2 nädalat midagi pannud, siis ta oli Brenda, mis toimub, on ju. Et mul oli nii tore olla kursis, et tegelikult niimoodi see oli meie viis oma pere ja sõpradega suhelda kaugelt. Jah, just. Ja kuna see konto alguses vist oli isegi kinnine, või me tegime selle ikkagi kohe avalikuks vist, siis sinna hakkas tulema teisi inimesi ka, kes olid siis meie sõbrad või tuttavad ja nii edasi, ja siis ka mingi hetk täiesti võõraid inimesi nii-öelda. Ja inimesed hakkasid meile kirjutama tegelikult. Hakkasid küsima meilt mingisuguseid asju, kas mis, ma ei tea, kuhu maanduda, mis need kõik mingid basic asjad on, ja mis te soovid ka, kuule, teie olete trippinud, mis te selleks olete kasutanud ja nii edasi. Ja see oli jumala äge. Mulle täiega meeldis, ma teadsin, see meie teema, et inimesed kirjutasid, ta unistab ka tulla Austraaliasse, on ju, ta tahab ka, et kuidas te tegite. Ma unistasin ka väga kaua ja peaaegu jätsin tulemata, on ju. Ja mulle väga meeldis suhelda nende inimestega niimoodi ja jagada nagu enda lugu ja kuulata neid ja kuidagi, ma ei tea, rohkem ma tundsin, et ma mäletan, et ma võtsin seda rolli kuidagi, et muidugi tule ja et nagu ma kuidagi tahtsin nii väga, ma ei teagi. Positiivsust süstida ja ergutada. Ja et püüa oma unistust, kui see on sinu unistus, et minul oli ka ja ma olen nagu alati mõelnud, et issand, kui ma ei oleks tulnud. Ma ei kujuta ette, võib-olla oleks midagi hoopis sama lahedat, aga me ei tea seda ja lõpuks on see, et ma arvan, et siia ei pea tulema elama, aga lihtsalt, et see annab nii palju isegi nagu see 1 aasta inimesena suhtlus, et see tuli ka seal teisest podcastist välja, on ju. Ja siis ühel hetkel me hakkasime nagu kuidagi, ma ei tea, ma sain indu juurde ja hakkasime rohkem postitama ja siis võib-olla mingil hetkel oli nagu rohkem aega ka sellega tegeleda. Ja niimoodi vaikselt on see asi kasvanud. Ja ühel hetkel me siis võtsime nagu ka suuna sellele, et
et pakuks ikkagi seda mingil määral teenusena. jah, et või noh, see oli lihtsalt see, et see tekkis sellest, et meil ei ole, ma ei saanud enam suhelda niimoodi inimestega, nagu ma seda alguses tegin. jah, et meil lõppkokkuvõttes lõputult ei ole aega, et vastata kümnetele inimestele, muidugi me tahaksime, väga meeldiks, aga lihtsalt seda võimekust ei ole kõikide muude projektide ja asjade kõrvalt. Et siis me mõissime jah, et noh, esiteks juba lihtsalt see trükkimine võtab rohkem aega kui inimesega rääkimine. Ja siis veel ei olnud voice ja selliseid asju ka ju ja siis, teema. nii et siis meil oligi see, et aga mis siis, kui et noh, inimestel on küsimused ja mured ja meil on vastused, et mis siis, kui pakuksime inimestele konsultatsiooni. Et teeme kõne ja et ei panekski võib-olla mingisugust formaati ette ja hakkaks, ma ei tea, Austraalia mentoriteks või coachideks, mis ei ole ka halb selles mõttes, et lihtsalt teeme kõne ja räägime seda sama, mida me teeksime siis seal samas Instagrami DM-is, mida me muidu siis olime tegelikult juba, ma ei tea, millal ma alustasin, 2020, noh, siis oli muidugi COVID aeg ka, kus inimesed ei saanud tulla ja siis sai lihtsalt nagu väga pikalt nendest asjadest räägitud. Aga kui piirid tehti lahti, siis ju tuli massiliselt inimesi siia tegelikult. Ja ma ei mäletagi, mingi aeg, kui ma käisin kursusel ka, siis sealt nagu sai asi natukene rohkem läbi mõeldud ja tehtud. Ja niimoodi see kõik algaski lõpuks. Ja nii ta algas ja noh, alguses tegime seal esimeste inimestega, tegime siuksed testkatsetused ka, tegimegi tasuta konsultatsioonid, mis on, ma arvan, kuigi ma ei ütleks selle konsultatsioonide kohta, et ta on mingisugune ettevõte, aga et see on iga siuke ettevõtte algus ongi siuke testfaas ja katsetad ja annad ju inimestele oma toodet tasuta proovida, et siis saada seda vajalikku ja väga väärtuslikku tagasisidet. Nii et algus oli siuke natukene katsetusperiood. Ma isegi ütleks, et see katsetusperiood tegelikult käis meil enne seda juba tegelikult nii-öelda nendes messengerides läbi, et kõik, kellega me ju tegelikult need nii-öelda katsetused jõudsime ära teha, kõik ütlesid, et küsige raha rohkem, kui te plaanite küsida ja et teil ei ole vaja enam midagi ei ole viimistleda suures pildis, et see käis ka selline suht ruttu ja tegelikult ongi see et mis pinna pealt ja mida me siis täpselt nagu pakume, ongi siis see, et see ei ole kunagi olnud mingisugune äriplaan või äri või business ja ma ütlen kohe ära ka, me ei teeni selle pealt mingisuguseid miljoneid ja et see on rohkem selline südameprojekt ja selline hobikorras, et lihtsalt me jagame, mis me teeme ja see algas sõpradest perest, mis kasvas välja, see on teistel inimestel kasulik ja minu nagu kogu asja eesmärk on tegelikult see, et ma tean, ma olen nendes kingades olnud, kui raske sul alguses on ja ka siis ja täna eriti on tegelikult seda infot nii palju, et meil on kõigil on Google olemas on ja meil kõigil on ChatGPT olemas, aga tegelikult kas sa saad selles infos kindel olla, et ka mina toimetan mingisuguseid tekste, lasen ChatGPT-l üle toimetada või olen talt küsinud asju, kus tema annab mulle täiesti nii totraid asju, et see on nagu täiega naljakas, mõnikord me täiega naerame nende asjade üle ka, mis ta annab, aga ma tean, et ma võin ja saan seda kasutada, sest ma oskan välja filtreerida, mis seal on õige, mis seal ei ole õige. Et inimene, kes ei ole kunagi Austraalias käinud ja küsib võib-olla sealt infot, siis ma ei tea, nagu see kindlasti ei ole usaldusväärne koht. Ja et see on nagu üks asi. Ja väga palju on ka inimestel tegelikult hirme või küsimusi, mida võib-olla isegi Google ei saa vastata. Jah. Et kui ma tulen üksinda, et kuidas leida endale kaasreisijaid või sõpru või kellega seda seiklust koos läbi viia. Või kas on üldse turvaline niimoodi tulla. Kas on turvaline tulla, kas on, et kui ma tulen ikka ilma inglise keeleta, kuidas on ja kuidas, et on väga palju ka neid asju, mida inimesed kardavad ja tahavad kuidagi kinnitust saada ja tahavad võib-olla mingeid nõuandeid saada. Ja ämblikud, maod, issa ma mõtlesin, et terve sama kubiseb, ma astun lennukist välja ja siis nagu maa kubiseb madudest ja ämblikutest on ja tegelikult see ei ole niimoodi, ma nägin, sa võid näha oleneb, kus sa oled on ja meie ju ei olnud suur linnas, me olime ikkagi ka, käisime väga palju matkamas ja nii edasi, 1,5 aastat ma ei näinud ühtegi madu.
nii et päris nii see ei ole, et maa kubiseb nendest kõikidest asjadest, et inimesed elavad siin täpselt samamoodi nagu Eestis ja jah, nii naljalt need asjad, noh, et krokodill ei ole meid ära söönud ja ämblikud ei ole ka meid veel ära tapnud, et selles mõttes neid kõiki asju nagu saab, noh, me saame seda nagu näidata sotsiaalmeedias, aga nagu inimesed tihti lihtsalt tahavad, et me kinnitaksime seda. Et noh, noh, loomade ja kõik seda episoodi me tegelikult oleme teinud ka, et tegelikult kard ookeani vaata suures pildis, mitte seda, mis siin maismaal on. Aga kui minna tagasi siis selle nii-öelda konsultatsioonide juurde, siis ma ei tea nagu konsultatsioon, noh, ta vist ikkagi on õige sõna, et mida me siis seal tegelikult teeme. Et meil on nagu olemas kõik need teadmised ja nagu minu põhieesmärk on lihtsalt see, et ma tahan julgustada inimesi astuda lihtsalt see samm, kui neil on asi ainult julguse taga. Ja ma näen ju temaga vesteldes selle ära, kas ta on valmis siia tulema või ta ei ole siia valmis tulema. Ja nagu tihti, nagu meil on olemas, tuleme selle juurde, mis meie konsultatsioonis anname inimestele. Me anname konsultatsioonis inimestele 45 minutit videokõne, kus ta saab tulla, küsida, mida iganes ta tahab küsida. Ja selles mõttes, et kui tal küsimusi ei ole, me leiame ise need küsimused, millele talle siis vastata on ju. Aga pole veel kunagi niimoodi olnud. Nii ei ole veel ette juhtunud, jah. Enne seda me saadame inimesele faili, kus on siis Austraalia ABC fail, mis on puhtalt meie koostatud, ei ole kuskilt kellegi pealt võetud, see on koostatud meie kogemustega, kooskõlas siis erinevate linkidega, kus ongi, et päris koht, kus kohas viisat teha, päris koht, kus kohas seda pangakaarti teha, miks midagi teha, selgitused juures. Ja et see ei ole nüüd siis raamat, mille sa saad, et mida nüüd järgmised 3 aastat Austraalias teha, vaid see on raamat, või noh, väike sükene fail. Jah, lühike dokument, mis läbi lugeda ja mis aitab sul teha oma õiged tegevused ära Eestis, enne kui siia tuled ja asjad, mida teha siin kohe alguses ära, et saad võimalikult edukas algus oma seiklusele. Ja see nagu vastab ära ilmselt väga-väga palju küsimusi juba inimesele, kes tuleb konsultatsiooni, ehk siis tegelikult on sealt failist juba nagu nii palju, ta saab selle informatsiooni ennem kätte ja siis me saame seda üle käia, kui on vaja, kui kellelgi jääb midagi arusaamatuks, siis me saame tegelikult konsultatsioonis keskenduda mitte sellele kõige basicumal asjale, vaid me saame minna süvitsi mingitesse asjadesse. Ja loomulikult ma ei ütle, et me pärast seda oleme terve elu nende nagu Austraalia teekonnal nende tugi, aga suures pildis see konsultatsioon ei lõppe siis, kui 45 minutit saab läbi ja me paneme selle kõne kinni, vaid tegelikult me oleme ka pärast seda nii-öelda meili teel inimestele olemas ja noh, ma ei tea, siin mõned näited lihtsalt, et üks tüdruk tegi viisat ja mingi jama oli viisaga, siis kirjutas meile, on ju, ja siis me saime aru, et okei, et oli vaja teine viisa tegelikult, mis ta tegema hakkas, oli nagu vale viisa. Mingi näide veel, oskad sa mingi näite kiirelt tuua? Kohe nagu niimoodi ei tule, aga mingeid küsimusi on veel nagu hiljem tulnud. Nii et jah, meile saab alati kirjutada peale seda ka veel ja mis mina veel tahtsin nagu öelda ongi see, et ja meile konsultatsioonile, mis mina võib-olla isegi alguses ei mõelnud, aga et kuidagi, et meil on nii nagu lai see amplaa olnud inimesed, kes tulevad, et on osad inimesed, kes on väga-väga algstaadiumis, mõtlevad üldse, kas Austraaliasse üldse minna, siis on inimesed, kellel on juba võib-olla viisa ja lennupilet ostetud, on mingid küsimused, mida tahavad veel nagu kinnitada. Siis on võib-olla inimesed juba, kes on Austraalias, kes lihtsalt mõtlevad, mis võiks olla järgmine samm. Ehk siis see on nii, et ükskõik, kus sa selles teekonnas oled, et seda mina isegi nagu kuidagi ei mõelnud, et mina millegipärast mõtlesin, et ongi meie juurde tulevad ainult inimesed, kes on otsustanud, et me tuleme nüüd Austraaliasse, tegelikult ei ole, aga tegelikult see on nagu nii lai. Pluss seal on nagu ka inimesed, kes on olnud, kes ei tea, siis Austraalia Working Holiday viisat saab teha maksimaalselt 3 aastat.
kui sa iga aasta siis täidad need tingimused, et saada järgmise aasta viisat ja on inimesi ju, kes tahavad jääda kauemaks, on inimesed, kes tahavad saada lõpuks siis residendiks siin, on inimesed, kes tahaks lihtsalt aasta-2 pikendada ja tegelikult ka selleks on erinevad variandid olemas ja seal lihtsalt, et kus need õiged kontaktid saada, millele ma mõtlema peaks, kas oleks üldse mul selline variant, ka need inimesed jõuavad meieni ja need inimesed saavad 100% meie käest õiget informatsiooni, õiget abi ja me viime õiged kontaktid kokku, kui meie võimuses enam ei ole. Et kas või see sama näide, et on inimesed, kes mõtlevad studenti peale või et mis siis edasi, kas ma peaksin edasi tegema sponsorit või ma peaksin tegema edasi student viisat. Me kõik teame seda student viisat nagu ühel viisil, mina sain ka alles paar nädalat tagasi teada, et on nii palju erinevaid viise tegelikult, et sa ei pea minema bakalaureust või magistrit tegema, et seal on muid variante ka ja et see ei tähenda alati mingit väga suurt rahasummat ja mingit 7 aastat kooli, et on võimalus ka aastaks minna kooli ja nii edasi, siis nüüdseks on meil ju ka koostöö inimesega, kes on agent ja meie siis suuname inimese edasi ja see tegelikult ka ei maksa sellele inimesele lisatasu. Jah, just. Et nad saavadki minna ja uurida selle ühe variandi kohta, eks ole, mis on siis student viisa või õpilasviisa, tudengviisa, et jah, see on jällegi suur pluss, et see on üks, et kui võib öelda, et muidugi lõppkokkuvõttes working holiday viisa all võib juhtuda sul väga palju asju lõppkokkuvõttes, mille kogemusi meil ei ole. Muidugi me oleme ise kogenud väga palju ja meil on väga palju tuttavaid, kelle põhjal me suudame veel mingisuguseid järeldusi teha. Ja nüüd me oleme sponsoriga läbi teinud, sponsoris jällegi võib olla väga palju erinevaid asju, aga ikkagi me oleme selle teekonna läbi teinud, et siis student on see teekond, mida me ise ei ole läbi teinud. Jah, me teame 1 või 2 inimest, aga me ei tunne, et see oleks piisav, et ma saaksin anda nõu sellise enesekindlusega, nagu ma võib-olla annan nõu kas working holiday viisa või sponsor viisa kohta, siis on mega hea ikkagi, et meil on selline inimene olemas nüüd, kellel me teame, et on see teadmiste põhi ja teadmiste pagas olemas, eks ole. Ja ma ütleks ka, et ma ütleks, et see inimene, kes on siis, kellega me koos nüüd teeme koostööd, ma ütleks, et ma ei tea, kas oleks veel nagu nii-öelda meie kuidas sa ütled seda? Inimesemat inimest. et ma tunnen, et meil kuidagi see mingisugune vibe on sama või kuidagi see tema suhtlus, kuidas ta suhtleb, me oleme mitu kõne nüüd temaga koos teinud, on üsna sarnane meie omale. Et ka selline, et sul on see konkreetne info, kui sa tahad konkreetset infot, sa saad kõik need asjad ilusti ära, me mõtleme hästi palju erinevaid viise ja meil ei ole kunagi ees raame. Me vaatame alati raamidest välja, alati tuleb boksist välja mõelda ja mul on tunne, et ka tema on see inimene, kes seda teeb. Ja ka ikkagi hinges selline reisija ja riskija ja nii edasi, nii et selles mõttes mitte, võib-olla agendi puhul ei ole hea öelda riskija, aga mitte selles mõttes, vaid lihtsalt nagu ma mõtlen inimesena. Siis mul on tunne, et me kuidagi, et mulle tundub, et selle miks mittega kõik asjad lihtsalt nagu need lähevad oma soodu. Ise juhtuvad, loomulikult me teeme seal väga palju tööd ja asju sinna juurde, aga ikkagi see koostöö ja kõik need asjad on kuidagi nagu mõnusalt tulnud meieni. Nii et nüüd siis, ja me seda teadsime ka ju tegelikult, et student on teema, meil on vaja inimesi edasi hakata suunama ja tegelikult me olime otsimas inimest ja siis see inimene jõudis ise meieni ja kuidagi see asi lihtsalt jooksis nii ägedalt. Meil on plaanis ka üks päev kutsuda ta meile külla podcasti, aga ärge arvake, et me teeme mingit konsultatsiooni või mingit sellist suurt rasket, ma ei tea, tehnilist podcasti osa. Ei, me räägime reisimisest Me räägime reisimisest ja seiklemisest ja maailma avastamisest ja juhuslikult lihtsalt see on see inimene, kes on ka prof student viisade alal, nii et kui on küsimusi, saab tema käest küsida. Jah, nii et see on meil nagu ka lisaks, pluss kui on näiteks sponsori teema, et meil siin oli kõne ühe tüdrukuga.
ma arvan, et ta oli meil konsultatsioonis üks kõige ettevalmistunum inimene üldse. Ta oli väga organiseeritud, mulle väga meeldis. Tegelikult kõik on olnud, aga tema oli kuidagi väga-väga organiseeritud. Samamoodi tema oli ju näiteks ema, tahab ka Austraaliasse tulla. Yeah. Ja siis ongi see, et okei, temaga on vaja sponsori või skilled viisa teemat ajada, et siis ka selleks on meil olemas kontaktid, kuhu edasi inimesi suunata. Nii et põhimõtteliselt, mida me siis konsultatsioonis pakume, Hans? Võtta kokku. Me pakume 45 minutit imeilust vestlust koos meiega. Võite seda vaadata kui privaat podcasti episoodi, eks ole. No see oli nali nüüd, aga et jah, 45 minutit kõne meiega. Mida me veel ei maininud, siis meie vaatame üle ka teie CV-d, et need oleks valmis Austraalia jaoks. Anname selles osas näpunäited, sest CV on natuke teissugune siin, kui on Eestis. Siis jagame teiega oma Austraalia ABC faili, ehk te teaksite, mida teha Eestis ja mida teha oma Austraalia seikluse alguses. Ja siis lisaks veel saate kõik, kui pärast veel küsimusi tuleb, saab meile veel kirjutada ka ja uurida veel teadmisi. Ja kui on soovi, siis ka mingi student või sponsor viisa, siis sealt edasi saab juba ka toredaid kontakte me jagame teile. Yeah. Selleks ei pea tulema ja seda ma ütlen ka, et selleks ei pea tulema konsultatsiooni, et saada neid kontakte meilt. Selles mõttes, et see, me ei hoia neid see ei ole nagu see. Ja üldse nagu see konsultatsiooni asi ei ole see, et nüüd inimesed peavad meie juurde tulema, küsima asju ja meie jagame hullult kontakte neile, see ei käi niimoodi. See konsultatsioon sündis sellest, et inimesed tahtsid teada, kuidas meie mingisuguseid asju teeme ja meie siis andsime nõu, et kui siis võttagi, et kui sulle kirjutab väga palju inimesi korraga, siis puhtalt füüsiliselt me ju see võttis juba nii palju aega, et seda ei olegi võimalik teha enam niimoodi. Ja sellest siis sündis selline formaat. Ja seal ongi see, et inimesed tulevad, küsivad, meie vastame, räägime juttu ja meil on ka garantii, et kõikidele küsimustele saavad vastused inimesed, kes vastust konsultatsioonis, kui me öelda ei oska, siis me leiame selle vastuse hiljem ülesse. Kas meil on olnud siiani või? Ma tean, et meil on vist olnud üks asi. Ma loodan, et keegi ei tule küsi, et mis on elu mõte või midagi, siis võib jänni jääda. Me võime sellest, ma võin väga pikalt sellest rääkida, mis ma arvan. Aga ikka Austraalia teemal me räägime, on ja. Aga ma mõtlen, et meil on vist olnud üks asi. Mina ei mäleta isegi seda ühte asja. Ma arvan, et see üks asi oligi see sama, et me saatsime mingisuguse sponsori, mingisugune sponsori teema oli. Mis me pidime lihtsalt faktikontrolli tegema. Et me oskasime nagu vastata, aga meil oli see, et me ei ole 100% selles faktis kindel ja me pidime selle lihtsalt üle kontrollima, aga me ei hakka seda kunagi konsultatsioonis seda aega raiskama. Ja, mul isegi tule see niimoodi. Ma ei mäleta, mis täpselt oli. Aga ma mäletan sponsori faktikontrolli me pidime tegema. Nii et asi, mida ma tahan öelda, et me nagu eelmises podcast episoodis, mis oli siis Veinika episood, kus me seal mängisin välja rollimängu, kus inimesed kogevad samu asju, saavad erinevaid kogemusi või et meil on sõnadel erinevad tähendused ja nii edasi. Minu roosa ei ole sama, mis sinu roosa. Siis sellepärast ma tahtsin ka rääkida seda konsultatsiooni läbi, et lihtsalt öelda, et see ei ole koht, et me ei ole töövärbamisagentuur või midagi sellist. Yeah. Et selleks on olemas teised kohad. Selleks on olemas töövärbamisagentuurid. Jah, et selleks, mis on äärad? Meie ei ole. Meie ei ole, et kui sa tuled meie juurde ja et ma tahtsin mingisugust kontakti saada või ma tahan kontakti saada, siis mine sinna AgriLaborisse. On AgriLabor või? Jah, AgriLabor või neid on mingid neid on väga-väga palju. Google'da lihtsalt töövärbamisagentuurid ja selles mõttes, et ma ei ütle seda kunagi ja ma ei soovita sul minna esimese hoona. Ma ei ütle, et ma soovitan, ma ei ütle, et ma ei soovita ka. Ma lihtsalt ei avalda selles osas üldse arvamust nende nii-öelda vahendajate kohta, aga ma lihtsalt ütlen, et meie ei ole vahendajad. Meie ei ole vahendajad, meie ütleme niimoodi lihtsalt. Meie anname sulle tööriistad, nüüd oleneb sinust, kui hästi sa tööriistu kasutad. Siiamaani kogemusest vist ei ole olnud ühtegi inimest, kes, sest et meil ikkagi meeldib nagu hoida kontakti inimestega, kes me konsultatsioonis käisid, et vist ei ole olnud ühtegi inimest, kes 2 nädalaga tööd ei oleks leidnud ja vist ei ole mitte ühtegi
inimest veel, kes selle 2 nädalaga siis lõpuks ei valinud enam-vähem endale töökohta. ja meil Ehk siis- ikkagi jah, siin hiljutised ja siin täitsa näited ongi minu meelest 2-3 päeva. Jah, nii ja et- kirjutasid ka, et mis kõik räägivad, et Aussis asjad võtavad nii kaua aega, ei võta need midagi. Jah. Aga tegelikult need ei võtnud aega, sest nad olid juba Nad konsultatsiooni. olid ette valmistunud Jah. enne, kui nad siia tulid ja nad teadsid, mis samme teha, kui nad siia jõudsid. Et nad ei ootaks. Ehk siis jah, see on see, mis meie pakume teile lõppkokkuvõttes. Me pakume teile tööriistu, noh, lõppkokkuvõttes, kui ma annan teile paki naelu ja haamri, noh, siis oleneb juba teist, kui kaua aega läheb, et need kõik seina lüüakse, eks ole. Et võib-olla lööte 1 naela iga päev, võib-olla olete siuke kõva vend, kes lööb 1 päevaga terve paki naelu seina ja siis ongi tehtud, eks ole. jah, ehk siis ongi ja need soovitused, mis me räägime ja nii edasi, et noh, nagu sa Hans enne ütlesid ka, et meie juurde tulevad väga palju erinevaid inimesi ja noh, ongi, et meie algselt, kui me nagu hakkasime seda tegema, meil oli, et ei noh, inimesed, kellel on juba viisa tehtud või hakkavad viisat tegema, aga siis meie üllatuseks oligi väga palju inimesi, kes on mingi, ma mõtlen tulla, ma ei tea, kas tulla, ma tahan teiega rääkida seda. Jah. Et ma tahan põrgatada ideid. Ma isegi ei tea, mis Austraalia on. Jah, et kas minu plaan üldse on reaalne, aga kui ma tahan kooli minna, kas ma tulen, teen praegu selle ära, siis tulen tagasi kooli või lähen sinna kooli, mis variandid mul on ja kuna väga raske on hoomata seda nagu riiki ja neid osariike, siis meie saame nagu kuidagi põrgatada vastu neid ideid, et kas sinu nagu idee klapib või ei klapi ja nii edasi. Nii et lihtsalt sellist asja pakumegi. Ja selline tore teenus ta meil on, nii et kui sina tunned, et sa oleks millestki sellist huvitatud, kuigi see ei olnud mõeldud üldse täna reklaamina, me lihtsalt natuke tahtsime seda seletada, et me võib-olla ei ole sellest nii palju rääkinud ja kuna see kuidagi justkui haakub ka sellega, mis me siis seal teises podcastis tegime, et tahtsime, et siuke episood või mõte siin oleks ka kättesaadav, eks ole. Siis jah, aga kui sind huvitab või sa tead kedagi, kes huvitavad või kes oleks huvitatud siuksest teenusest ja konsultatsioonist, siis tulge rääkige meiega juttu ja põrgatame neid ideid ja lükkame teid unistuste poole vaikselt. Ja lõpuks ongi, et kogu asja eesmärk on ikkagi minu jaoks alati ka selle nagu lõpuks see podcast ja kõik asjad on ikkagi see, et inimesi julgustada enda mugavustsoonist välja astuda ja enda unistusi püüdma, sest nagu minu jaoks on see kõige tähtsam, et igaüks peab oma unistusi püüdma ja jah, minu jaoks on nagu minu arvates, kui minna filosoofiliseks, et mis asi on õnn, on ja või elu, siis ma arvan, et inimene ongi õnnelik siis, kui ta liigub selles suunas, mis tal sees soovid on. Ehk siis, kui ta unistab minna reisile, siis ta läheb reisile. Ja üldse, ma mäletan, et seal podcasti lõpus meilt ka küsiti, ma ei hakka ju ümber rääkima selles mõttes, mis me podcastis rääkisime, me rääkisime väga palju, andsime nippe ja trikke ja rääkisime üldse väga palju praktilist oli seal. Ja kogu seda tööteemat ka väga palju puudutasime seal teemasid, mis ongi meil näiteks Austraalia ABC failis välja toodud ja seesama lause on tegelikult seal samas failis meil, mis Hans just ennem ütles, et meie anname tööriistad, nüüd on sinu kord neid kasutada ja sõna otseses mõttes, et seal on nagu väga palju praktilisi nii-öelda nõuandeid, mida ma mäletan, et sa rääkisid, ma ei tea, kas ma üldse midagi rääkisin. Jälle, ma ei mäleta seal podcastis midagi. Aga mis me seal nagu lõpus, ma mäletan, kuskil lõpupoole ütlesime, oli ka see, et tegelikult see Austraaliasse tulek see paneb nii see on nii mugavustsoonist väljas, see paneb siin nii palju proovile ja see on nii suur riik, ehk siis siin võib juhtuda nii palju erinevaid asju, et ma arvan, et see on lihtsalt tulla ja reisida kas või paar kuud või 1 aasta, siia ei pea tulema elama, sa ei pea tulema 3 aastaks. Minu meelest kõik võiks ära käia nagu teha selle sammu kõigil, kellel on see soov loomulikult, mitte lihtsalt, et kõik peavad tulema. Ma isegi võib-olla ütleks, et see ei pea olema kõigi jaoks Austraalia. Ei, absoluutselt mitte, reisimine. Jah, et mine ela lihtsalt kuskil välismaal, kuskil teises kultuuriruumis 12 kuud. Ma arvan, et 12 kuud on siuke minimaalne, et reaalselt öelda, et sa oled kuskil mujal elanud, et minu arust, muidugi, kui on võimalik minna kuhugi 3 või 6 kuuks, ma soovitan ka 2 käega, aga see, et sa kuskil oled nii-öelda ikkagi elanud, et sul on see kodupood ja sul on see, et siis mina arvan, et võiks olla 12 kuud ja ma arvan, et see on kulda väärt kogemus.
ja see avardab nii palju silmaringi, ma arvan, et see teises kultuuriruumis olemine ongi see paneb nii palju nagu teise nurga alt asju mõtlema Võib-olla ja mõtledki nagu iga päev tolereerima ilmselt ka rohkem teisi inimesi kui see, et me oleme harjunud, et meie eestlased kõik oleme sellised, nagu me oleme, on ju. Jah. Et sa näed nagu rohkem. Just. Nii et seda meie soovitame ja kui valite siis Austraalia selleks kohaks, kus tahate avastada maailma, siis võite alati meile kirjutada ja lepime kokku ühe toreda vestluse. Ja hetkel siis võite kirjutada meile miksmitteaustraalia@gmail.com meili, võite kirjutada meile Instagrami DM-i miksmitteaustraalia. Põhimõtteliselt kus iganes meie kontod on, võite igale poole kirjutada, loomulikult jälle Instagram on meil see nii-öelda peakoht, ja meil kus me on vist suhtleme. võib-olla kui on reaalselt Kõige kindel plaan, et konsultatsioonile tahaks tulla, siis meil on arvatavasti kõige kiirem tegelikult. No selles mõttes ikkagi siiani ma ütleks, et enamik konsultatsioonid on kõik kokku lepitud meil Instagramis, aga jah, me ühel hetkel kolime meili üle, aga selles mõttes, et see esmane kontakt on alati meil Instagramis tulnud, TikTokist ka, aga suures pildis on see, et meil on plaanis tulevikus varsti tuleb meil koduleht ka, aga praegu siis nii-öelda pikemalt kogu nii-öelda konsultatsiooni info, miks üldse meie konsultatsioonile tulla, mida me täpselt pakume, mis on meie kogemused ja ka meie klientide tagasisidet, sellest on tegelikult pikk blogipostitus meie Patreoni lehel. Just nii. Nii et ja sinna Patreoni lehele saab minna meie Instagrami biost. Seal on link olemas tule konsultatsioonile, kui sinna peale vajutada, siis jõuab sinna. Aga mis ma veel tahan öelda? Ma enne mainisin siis, et kontakte jagame hea meelega, selleks ei pea tulema konsultatsiooni. Siin all ma mõtlen siis kontakte kas, ma ei tea, student, sponsor, kõik sellised kontaktid, et kui on kindel soov, et tead, ma ei tahagi üldse working holiday või teiega mingeid asju rääkida, ma tean, et ma tahan studentit minna tegema või ma tahan uurida, mis variandid mul on, siis kirjutage meile, me anname selle kontakti hea meelega kohe edasi. Kui on vaja sponsori osas kontakte, see on täpselt samamoodi ja et need kontaktid ei ole sellised, et selleks peab konsultatsiooni tulema. Ei, absoluutselt mitte. Et neid kontakte jagame, mitte neid siis, et ma tahan nüüd tööle saada, anna mulle farmeri kontakt ja sebi mind tööle. Et sellist asja ei ole. Jah, sellega me, nagu me ütlesime, me ei tegele. Ja nagu me ütlesime, siis vahendajad me ei ole, et me tööd kellegi eest ära ei otsi ja farmeri juurde käsivangus ei vii, aga selles mõttes, et võib juhtuda ja on paar korda aastas juhtunud, kus meil on kus meil on tööd pakkuda selles mõttes, et on juhtunud paar korda Instagramis, kus ma ei tea, Hans igapäevaselt suhtleb farmeritega ja mõnikord on juhtunud, et inimene küsib Hansult, kas tal on töötajaid pakkuda. Ja kui meil peaks selline kontakt tulema, siis tavaliselt me paneme selle sinna Instagrami ülesse, nii et vahel harva võib juhtuda ja ma tahtsin tuua tegelikult ühte ülilahedat näidet. Esiteks vist see aasta sa palkasid eestlase enda juurde tööle või? Oli üks asi, on ju? Ja minu meelest üli huvitav kokkusattumus ja äge lugu oli see, kui mina ei olnud üldse Austraalias. Ma olin palil ja sina ütlesid, et sulle helistas farmer, ta teab, et Hans on eestlane ja ta tahtis, et kas sul mõnda eestlast on pakkuda või? Jah. Et tal on töötajat vaja. Ja siis ma panin Instagrami ülesse, vist tegingi lihtsalt story, rääkisin seal, kui keegi tahab tööd, siis anna märku. Ja minu meelest samal ajal kirjutas siis üks kutt meile. Minu arust me isegi seda ei pannud ülesse. See oli mingi teine kord siis või? Jah, see oli hiljem, see lihtsalt reaalselt juhtus niimoodi kokku, et samal päeval, kui mulle öeldi, et nad otsivad töötajad, kirjutas meile keegi, et ta otsib tööd. Ja siis ma olin mingi, ma ei tea, rääkige oma vahel siis. ja, juhtus ja niimoodi. Aga et see oli jälle selline nagu juhus ja samamoodi mulle ei kirjutanud, see inimene ei olnud ka kuidagi niimoodi kirjutanud, et kuule jõutööd on pakkuda või. Ta oli ikka pika teksti kirjutanud, ta oli andnud sisendit, mis ta teinud on, kus ta teinud on. Veel oli minu arust selline situatsioon, et tema oli töötanud kuskil ja tal naine oli vist äkki mõned kuud kodus olnud ja ei olnud tööd leidnud. Minu arust me siis ma ei tea, suhelge oma vahel, andsime 2 kontakti kokku
ja minu meelest nad olid mingi kolm päeva hiljem olid Perdist siin. Midagi sellist, jah, see oli väga kiire. Ja mingi 2 nädalat hiljem vist sa käisid nendega koos lõunal või? Ma käisin lõunal ka veel koos nendega, jah, nii et jah, aga need ongi... Farmer helistas ja tegi Ansule lõuna välja, nii nunnu. Aga need ongi siuksed väga harvad juhused lihtsalt ja tavaliselt me jagamegi neid Instagrami kontol, kui mulle keegi kirjutab või uurib minu käest, et kas mul on töötajad pakkuda ja mina kedagi ei soovita. Me ei soovita midagi mina lihtsalt annan kontakti, mina ütlen farmerile, näed sa, siin on inimene, eestlane, ma ei tea teda, aga ta otsib tööd. Ja inimesele ütlen, näed sa, siin on farmeri kontakt, ma ei tea, farmerit ma tean selles mõttes, aga ikkagi lõpuks mina ei ole nende farmeritega koos töötanud, mina ei tea neid farmerid selles mõttes. Ja teistpidi jällegi sina nende farmeritega ikkagi tööalaselt puutud kokku, need farmerid on sinu kliendid, ehk siis me ei, nagu et sellepärast ongi, et me ei ole need nii-öelda vahendajad või värbajad, et juba sellel põhjusel, et me ise ei saaks sellega vastu näppe, kuna need farmerid on samamoodi sinu kliendid ja me oleme saanud kunagi ammu paar korda vastu näppe ja see on ka põhjus, miks me seda ei tee. Nii et lihtsalt igaks juhuks tahtsin neid toredaid lugusid jagada, aga samas ma tahan lihtsalt siin nii-öelda kõlama jätta selle, et me pakume konsultatsioone, me anname nõu, me põrgatame sinuga ideid, me vastame kõikidele su küsimustele, mis sa tahad. Nii et jah, sellist teenust me pakumegi, ma ei taha, et see jääks kõlama, et me ei ole värbajad, et see oleks selge. Aga meie tööriistadega on võimalik Austraalias väga kiiresti väga häid töid endale leida ja mina tahan, et see jääks kõlama. Jah, just täpselt. Väga õige. Võt. No nii, selline on siis meie väike hobitöö, 3. töö, hobi ja üks asi, mis ma tegelikult veel tahan siin. 3. töö, hobi. No mina ei tea, miks ta on, see kuidagi siuke ta on. Mis mina tahan öelda, et tegelikult ongi see nagu nii lahe, et need inimesed, kes tulevad siia, sa oledki suure seikluse eel või kui sa just oled seal alustanud, et see emotsioon, mis sealt tavaliselt tuleb, on nagu mega tuus ja see on ka üks põhjus, miks me seda teeme. Et see on nagu täiega lahe. Nõus. Jah, minu jaoks on ka alati see, et nagu ma ütlesin, et eesmärk on ju kuidagi natukene utsitada neid inimesi, kes tahavad seda teha ja siis nagu neil jääb lihtsalt tegelikult hästi, isegi mitte samm, vaid nagu teinekord varba ots jääb ainult puudu. Et nagu see lükke ära teha, minu meelest nii tore ja see on nagu asi, mis ma ei tea, mulle nagu kuidagi täiega meeldib see mõte ja alati, ma mäletan ükskord ma käisin mul oli nii jõhker peavalu konsultatsioonis, enne konsultatsiooni, et ma korra vist mõtlesin, et ma ei tule vist konsultatsiooni või mingi värk sellega oli, aga mul oli ikka, et et ma tulen ja kui läheb väga hulluks, et siis ma ju saan iga kell sealt konsultatsioonist justkui kõnest lahkuda ja sajad sinna jääda. Ja mul läks meelest ära, et mul pea valutas. Nii tore oli lihtsalt, et alati need inimesed on nii toredad. Ja ma arvan, et meil on need enda kliendid, et alati kõik on toredad inimesed, nagu saab muud moodi olla, vaata. Muidugi, nad on kõik reisijad ja avastajad, kes siia poole tahavad jõuda lõppkokkuvõttes, nii et jah. Tavai, teeme kiire vahetuse ja tõmbame hästi kiirelt siit ühe sildikese. Okei. Et igav hakkaks, vaata. Ja tuletame siis meelde, mis see küsimus on, et see on siis siuke väike formaat, mis meil on Patreoni boonusepisoodides, kus me küsime erinevaid küsimusi, seal on vist 4-5 erinevat kategooriat, Brenda nüüd loeb kategooria ette. Loe sealt kategooriad, mis seal on, siis inimesed teavad. Austraalia ja isiklikud kogemused, suhe ja partnerlus, isiklik kasv ja väljakutsed, väärtused ja unistused. Ehk siis sellised teemad ja siis saamegi seal nagu natuke rohkem ennast avada ja mõtlesime, et viskame siia ka ühe küsimuse, siis võib-olla teate, mis Patreonis ka ootamas on. Oleneb, vaatame, see on mõeldud Patreoni, eks see on suht isiklik, võib-olla vaatame, mis küsimus tuleb, võib-olla peame uue võtma. Austraalia isiklik 2. Mis hetk või kogemus pani teid tundma, et Austraalia on tõesti teie uus kodu? Seda võib vastata küll ju. Jah. No mõtleme. Tavaliselt on niimoodi Patreonis, et see, kes sildi võtab, see peab esimesena vastama. Ehk siis teoreetiliselt Brenda peaks praegu esimesena vastama, sest Brenda võttis sildi.
Aga ma võin esimesena vastata, kui sa tahad. no mul on siuke pikem vastus, kui sul on mingi konkreetne, Mul on siis sa nagu võid vist kohe konkreetselt, vastata. mul ei ole nagu sellist hetke, et nüüd, sest et tegelikult selleks hetkeks, millest ma nüüd räägin, me olime juba otsustanud, et Austraalia on meie kodu. Aga küsimus on, millal tundsid? Nojah, et millal sa tundsid, aga mina räägin siis oma loo lihtsalt, kus ma sain nagu kinnitust, võib-olla võib öelda nii siis. See oli siis, kui me peale 4 aastat esimest korda läksime Eestisse või noh, tegelikult siis, kui me Eestist tagasi jõudsime. Ja me maandusime Melbourne'is juuli lõpp või augusti algus, keset talve, õues oli mingi 8 kraadi, absoluutselt mitte nagu austraalialik. Ja lihtsalt ma sõitsin autoga mööda Melbourne'i ringi ja mul oli nagu nii õige tunne lihtsalt. No. Kodutunne. Nii õige, ma olin nagu, see on see, kus ma hetkel pean olema. Võib-olla see ei ole koht, kus ma olen elu lõpuni, võib-olla ma olen siin aasta, võib-olla ma olen 10, võib-olla 20, aga hetkel on see minu kodu ja hetkel on see õige koht. Nii et ma mäletan seda metsikut kuidagi mingi sisemist rahu, kui me tulime tagasi. Nii et jah, see on nagu, jah, see on minu vastus. Hea vastus. Minul on 2 korda seda sama tunnet olnud. Ja see sama tunne oli koos sinuga, ma mäletan, me rääkisime sellest pikalt, kuidas mina muidugi veits vingusin, et külm oli, aga nagu täpselt sama, et sa tead täpselt, kus sa lähed, see kõik on nii tuttav, see tunne on õige, ma olen kodus, kodutunne. Ja huvitav, et ma tundsin seda esimene päev, kui ma astusin lennuki pealt maha Austraalias samamoodi. No what? Ma siis ei teadnud, et ma tahan siia jääda pikemaks ajaks. Ma teadsin siis, et ma tahan siin olla nii kaua kui võimalik. Nagu esimest hetkest saati. Kuna ma tulin see nii, et ma inglise keelt ei osanud, siis ma olin suht, et võib-olla lähen 2 kuu pärast tagasi, on ju. Et oleneb, kas jään ellu või ei jää. Nii et mu plaan oli jah, et kui olen seni kuni tööd saan või seni kuni raha otsa saab, emba kumba. Ja nii et minul oli see nagu tunne oli 2 korda, nagu et see tunne, et ma ikkagi tundsin ikkagi kohe ära, et ma olen õiges kohas. Nii et kas siis esimene päev või siis see teine kord, kui ma uuesti Eestist tagasi siia lendasin ja siis me tulime ka koju. Jah, siis meil oli reaalselt füüsiline maja, meie kodu oli, ei olnud. Meil ei olnud, aga me kolisime oma mingi 5 päeva hiljem, kui me tagasi tulime. Kolisime siia. Aga see ei olnud ikkagi selle koduga kuidagi seotud tol hetkel. See oli lihtsalt sa nagu see lihtsalt sa tundsid. Ja see on nagu see, et see kodutunne on mul justkui algusest peale olnud, aga ma mõtlen, et millal ma teadsin, et see on nagu õige asi, 100%, oligi siis, kui me hakkasime ajama sponsori teemasid. Me arvasime, et sponsor, me ei mäletagi, kas me siis tegime või ei teinud, aga et sponsori teekond on ka olnud ju nii raske, et neid olukordi, kus sa tuled, et ma pakin kohe oma asjadele minema, et ma ei jaksa seda teha ja need asja on ju nii palju, et see on ka mentaalselt väga raske. Siis mingil hetkel kui pannagi, ma mäletan, et me oleme ju nii palju kordi jälle kogu aeg läbi põrgatanud, miks me siin oleme, miks me seda teeme ja nii edasi, siis see, kuidas jällegi nagu mingid asjad meil siin sujuvad ja lähevad, et see saab öelda ainult üht, et oled õiges kohas, pange täiega edasi ja et see ja kui nüüd minna nagu tõsistemate teemade juurde, siis ongi, et minu meelest see üks asi, mis pani nagu 100-ga paika kõik, et algusest peale meil oli mingi, kindlustame selle Austraalia rahakotina põhimõtteliselt. Et see on hea koht, kus pass on olemas või mis iganes resident on ja tuled hüppad siia, teed mingi kiire otsa kuskil. No ma ei taha enam mingi 35-aastaselt mingit kiiret, mingit farmi veinika otsa teha, mitte et selle midagi viga oleks, aga see ei ole töö mulle, nagu ei aitäh, et nagu ma 10 aasta pärast küll seda teha ei taha, okei, ma päris 25 ei ole, aga ikkagi, ja oligi see, kui Euroopas hakkas sõda, siis ma mäletan ülihästi seda hetke, kus oli see, et see oli nagu viimane asi, mis oli, et 100%, et kui kuskil, siis siin. No, et. Nii et, huvitav. jah. Jah.
et see pani nagu, me teadsime enne ka, et kõik on õige, aga see pani nagu kõik nagu täiega paika. Ja et kui vahepeal läheb meelest ära, siis tuleb sellele mõelda. Siis ei, mitte seda, aga nojah, tuleb seda meelde tuletada endale. Ja. Neid faktoreid. Jah. Kas nüüd on kõik? Nüüd on kõik. Nii et selliste toredatele küsimustele. Nüüd mul on jälle siuke tunne, et nagu reaalselt see karp oli siin sellepärast, et me pärast plaanime Patreoni osa ka salvestada. Nüüd mul... Aga tahaks siia teha või? Ei, mitte, et ma tahaks siia teha, vaid mul on teist korda selles episoodis, ma pean ütlema, et see ei olnud mõeldud selle jaoks, et teha reklaamosa. Me lihtsalt see karp oli siin ja siis me mõtlesime, et noh, et niikuinii meil on siuke osa, kus me natukene räägime, mis on tulemas, mis on tehtud, mis on mingi, noh, hüppame erinevate teemade vahel, siis et miks mitte teha üks väike küsimus ka siia vahele. Aga jah, kui teile see meeldis, siis selliseid sügavamaid küsimusi saate leida Patreoni boonusepisoodis ja Patreonis saate siis ka iga nädal näha varem meie kõiki podcasti episoode ja saate lihtsalt saata meile suure virtuaalse pai ja meid toetada põhimõtteliselt, nii et eelkõige selle Patreoni mõte on ikkagi see toetus, jah. Et seal ei ole mingid super, ma ei tea, mis lisa asja, mille eest peaks maksma, vaid eelkõige selle asja mõte on ju tegelikult see, et kui sulle meeldib ja sa tahad see meie tegemist toetada, et me saaksime seda jätkusuutlikult teha, siis kogu asja point on, et meil on ühel päeval monteerijat vaja ja monteerijal on vaja palka maksta. Ja Hans juba tahab paremat helitehnikat kaasta, mis maksab hästi palju. Nii et kui sulle tundub, et sa tahaksid meid rohkem toetada või sa tahaksid natukene varem midagi näha või boonusepisoode näha, siis Patreon on see koht, aga me oleme juba väga õnnelikud, et sa oled niigi siin ja juba kuulad või vaatad meid. Jah, aitäh, et oled meiega, aitäh, et kuulad ja aitäh, et oled tegelikult. Ja sul oli mingisugune kiire arutelu. Paneme selle siia lõppu ja siis tõmbame otsad kokku. Siis tõmbame jooned alla, täpid peale, kriipsud läbi, eks ole. Mul oli juba eelmise aasta lõpus oli see idee, aga võib-olla see ongi mu idee on natuke nagu ajastuse mõttes on idiootne. Mina tahtsin teha nagu eelmine aasta. Mul ei ole mitte midagi välja mõeldud, mis me seal teeme. Aga ma tahtsin teha nagu, ja võib-olla me ei teegi, no igastahes mina mõtlesin, me teeme seda jõuluajal, aga võib-olla me teeme seda kuskil muul ajal. Ma tahaks teha nagu heategevuslikku live streami. Et me kogume heategevusele raha. Okei. Ja ma ei tea veel, mis me seal teeme. Mulle see mõte meeldib. Nagu ma räägin, lihtsalt ma võtsin teid kaasa siin kõiki, et muidu ma lihtsalt Brendale räägiks seda arvatavasti õhtul voodis enne magaminekut, eks ole. Et ma tahan teha nagu live streami või noh, lihtsalt laivis mingit asja. Võib-olla teeme siis mingid challenge'id või midagi ja tahaks hea tegevusele raha koguda lihtsalt. Ma ei tea, mida me seal teeme. Kas see hea tegevus on Eestis siis? No, kuhu sa raha kogud? Mul suhteliselt suva peas, et saab head teha. Või see on Austraalias? Võime teha 50-50 pool Austraaliasse, toetame Austraalia lapsi ja Eesti lapsi või Austraalia loomi ja Eesti loomi. Et ma lihtsalt tahaks... See on väga hea mõte, aga jah, siin nagu tuleks mõelda, mida sa siis... Mida me teeme, eks ole? Mida me teeme seal? Jah, et... Midagi lahedat võiks teha. Midagi lahedat on mis on lahe? Kuule, meil tuleb üks väga lahe projekt annetad kunagi. 1 euro, ma teen kukerpallina. Annetad 10 eurot, ma söön lusikad ja Põltsamaa sinepit ära. Ei, meil ei ole Põltsamaa sinepit nii palju, sa ei saa seda süüa. Okei, me paneme 100 eurot ja siis, sest et meil on liiga vähe Põltsamaa sinepit lihtsalt. No igastahes, no mingid siuksed, no mingid pulli vaata teeks. Või midagi lõbusat. Et noh, ma tahaks, et mitte lihtsalt, et kogume, et noh, muidugi alati kõike, mis me teeme, on ju ka see point, et see oleks nagu lõbus ja inimestel oleks mõnus vaadata. Ja või info või noh, midagi peaks alati on küsimus, mida keegi saab sealt, on ju. Ehk siis tahaks midagi sellist teha, on ju. Ehk siis nüüd ma panin sulle selle seemnekese pähe ja nüüd sa mõtled, et mis me võiks seal teha. No ma jah, võimalik, et üks päev tuleb see seemneke hakkab idanema hetkel, mul ei ole nagu ühtegi mõtet välja arvatud, ma ei tea, meisterdame seal, noh kõik, mis selle minu mingit asjadega seotud. Ma ei osta meisterdada. No meisterdame koos mingid asju, ma ei tea, ei tule mul midagi head praegu pähe. Küll me midagi välja mõtleme. Mul on üks väga-väga hea asi peas, aga see on teine projekt,
ja see on tulemas meil niikuinii. Sa tead, mida ma mõtlen, aga ma ei saa seda siin öelda, sest see on väga suur ja äge projekt ja see jõuab ilmselt teieni aasta pärast. Jah. On aasta pärast, jah. Jah. Nii et ja see on ka heategevuslik projekt, väga suur ja väga lahe. Väga suur, võib-olla isegi natukene varem kui aasta pärast. Võib-olla isegi juba selle aasta lõpus. Igal juhul see on nagu väga-väga suur asi ja sellega me hakkame ettevalmistusi tegema juba septembris, mis tähendab, et võimalik isegi, et septembris äkki kuuldakse midagi. Jah, septembris, oktoobris võib-olla juba esimesed. Nii et kuule, aga see ongi tegelikult. No jah, aga see ei ole see point. Ma tahaks teha midagi laivis, tahaks teha nagu niimoodi, et mul on siin inimesed, kellega ma saan suhelda. Ja seal saaksidki olla laivis, kui sa samal ajal seda asja seal teed. Ei, see ei ole päris see. Ja aga see võiks olla küll seal ka. Ja ei, no me võime teha jah, aga see ei ole nagu see formaat praegu. No olgu, ma ei oska sulle midagi öelda lõppkokkuvõttes. Nii et ma arvan, et see on nagu üks lahe asi. Ja siis teine asi, ja seda ma ei tea, kui keeruline või lihtne seda teha on. Ja võib-olla seda ei saa, võib-olla me ei tee seda aasta või 2 või 3, aga mina olen alati arvanud seda. Ja võib-olla see kõlab nagu niivõrd mingi egomaniakilikult või midagi sellist. Aga mina arvan, et kui juba põhimõtteliselt lihtsalt kaamera seina peale ja kui meie vaatame midagi telekast, siis ma arvan, juba on põnev. Ei ole. Ma arvan, et on. Nagu muidugi... Miks see peaks põnev olema? Mina ei vaataks. Ei, nagu see, mitte kui me vaatame mingit põnevat, mingit filmi lihtsalt istume vaiku. Ei, midagi sükest, mis on nagu igastahes see, et ma ei tea, võib-olla, eks rääkige kaasa, kas ta oleks huvitatud sellest. Aga lihtsalt reageerimised, eks ole. Okay. Selles mõttes, mitte, ei mu point ei olnud see, et me paneme telekas, paneme Mission Impossible'i käima ja siis istume sööme popcorni. Ei, see ei ole mu point. Midagi, mis ikkagi tekitab arutelu, sest et minu arust meil on vahest on väga, väga põnevad arutelud. Juba lihtsalt nagu mitte see, et me üritame kellegi jaoks või millegi jaoks. Lihtsalt, kui me vaatame mingeid asju, siis ongi see, et pool aega on telekas pausi peal vaata. Ma arvan, et liiga vara. Aga ma ütleks, et liiga vara. Miks sa arvad, et... panid käed kohe kaitsepositsiooni ja et ma ütlesin liiga vara. Vaadake siukse psühholoogi koos elada sinna. Aga miks sa arvad, et on liiga vara? Sest see on liiga vara. Aga mis see tähendab liiga vara? No me alles alustasime podcastiga. Nii? Proovime podcasti saada ilusti järje peale. Me hetkel teeme podcasti, me ei ole podcastis niimoodi järje peal, nagu me tahaksime olla. Ja saame nagu nende ühtede asjadega ühele poole ja siis hakkame uut asja tegema. Ma arvan, et me alles alustasime podcasti, meil on 25 episoodi praegu väljas. Teeme 100. 100? Ja siis... Sa ütled, et ma pean ootama 3 aastat, et sinna jõuda. Tee rohkem podcasti episoodis. 100 on 3 aastat või? No 100, reaalselt 100 on 2 aastat, aga kui meil on mingid pausid ja asjad on ka vahel, siis lõpuks 3 aastat, okei. No ütleme niimoodi, et okei, 100, sa ei pea, ütleme niimoodi, ma ei ütle ei sulle millelegi selles mõttes, aga ma ei taha nagu su mõtted kuidagi... sinu mõttega mitte kaasa tulla. Okay. Ta ütles mulle enam-vähem täpselt samamoodi, ütles 3 aastat tagasi podcasti kohta ka nii, et aga näed, mul oli vaja aega. Küll ma ta lõpuks pehmeks räägin, ärge muretsege. Teie kõik kirjutage, kui väga te tahate näha seda. Ja siis mul on lihtsam Brendat oleks. Siis mul on lihtsam Brendat pehmeks rääkida. Nii et... Tead, mis on põnev või? Oot, ma räägin praegu, kuulajate vaatavad, ära sega praegu korra. Ma tean, et täiega põnev oleks, ma tean teile täiega meeldiks, on ju. Nii et kirjutage kommentaari igale poole. Brenda, teeme ära. Ja siis ma saan näidata, Brenda, vaata, kõik tahavad. Nii, ma nüüd räägin Brendaga edasi. Jah. Tead, mis põnev oleks või? Vaata, meil on öeldud ka, et meile väga meeldib vahel süüa teha. Ja see, kuidas me süüa teeme, et sellest võiks teha mingeid videoid ja asju. Jah. Et samamoodi, et me ei tee ju kunagi süüa niimoodi, et nüüd teeme see retsepti järgi süüa, vaata. Me ka ikka möllame, räägime juttu ja meil on lõbus alati ja et me võime nagu proovida siukest formaati näiteks YouTube'is teha. Et kui sa tahad mingit
lisaasja teha et nagu me võime alustada sellest, ma ise arvan, et selline koka asi, minu küsimus on jälle, et mis siis nagu inimene saab. Et meelelahutust. ja ei, absoluutselt, aga ma ei ole päris kindel, kui põnevad reageerida. Täiega põnev, lõpeta ära, Brenda, millest me räägime, no. Maailma kõige põnevamad inimesed lihtsalt. Mis asja, mida sa räägid? Miks sa arvad, et see kõige põnevam inimene? Kuidas sa nüüd järsku arvad, et me ei ole põnevad inimesed, no? Ei no ma ei tea, kui põnev on vaadata no ma ei tea, eks võib-olla lihtsalt see ei ole asi, mida ma ise ka vaataks, on ju. Jah. Võib-olla asi selles. Mul on paar ja mida sa üldse vaataksid? Paar sükest head. No, ja sul on mingid lubasid vaja, et neid asju vaadata? No, mis see... Sul on vaja ettevõtte alustada, et ehteid Austraalias müüa, no. Oli see tõke või? Ma ei tea, no. Okei, mida sa vaataksid? Ma ei ole sulle öelnud ei. Ma ei tea veel. Seega, mis sa nii põlema lähed? Ma ei ole sulle öelnud ei ja ma ütlesin sulle algust peale, et ma ei ütle sulle ei, aga ma lihtsalt, kuna meilt on küsitud ja inimesed on öelnud, et nagu see toidu teema oleks täiega lahe, nad saaks retsepte ja seda on nii põnev vaadata, siis alustaks sellest. Äkki, me ei pea, aga ma lihtsalt pakun välja. Mul on veel videoid ja sükest sisu, mis ma olen mõelnud, aga osad süksed ongi, ma osad teen ära siis, kui sa tagasi tuled puhkuselt, aga mul osades ongi see, et see on nagu üllatus sulle. Sina ei tea, mis hakkab juhtuma. Nagu ma olen ka siin nagu või? Sa oled ka videos, jah? Või see sisu, mis me loome. Igastahes. Mis me vaatame? Mina ei tea, mis me vaatame. Ja, sa ei tea, jah. Võime, kui tahame seostada ikka veel Austraaliaga, siis on meie aasta Austraalias. On uhi uus saade, mis tuleb välja, 2 kanget käisid just Austraalias. See oleks päris lahe, see on suht hiljuti, see alles tuleb, jah. Et kõik reisisaated, mis meile meeldivad on ja siis võib... Üks päev vaatasin neid Outbackis, neid rekkameeste mingit saadet või midagi sukast. Vaatame Outbacki või nagu see käis taustaks ja siis ta nagu nagu oli, Outback on ju, sul ongi seal, mis seal polegi mitte midagi ja kui seal on põleng, siis on põleng ja ta suitis rekkaga eest ära selle põlengu, seda oli väga crazy vaadata ja see mingi rekkarong ka veel. Võt. Ma räägin. Igastahes, ma arvan, et seal mingisugune niši saaks nagu välja nagu karvida. Ja mul on veel nagu mingit sisu, mis ma mõelnud ja ma tean, et meil on veel need mingid teised ja 3. ja 4. projektid. Aga jah, lihtsalt siuksed, need oli nagu siukest kaks mõtet, mis ma tahtsin nagu sulle õhku visata siia, et saad nüüd seedida seal palil. Et mis hullu siis Hans nüüd tegema tahab hakata. No teeme ära, selles mõttes, et ega sa minu Patreoni nendest asjadest ka tegin slängid ette Hansule. Rääkisime, et teeme slängi episoodi ja siis Hans oli mingi davai, et mina siis valmistan ette Hansule. Ja siis teeme episoodi ära, jumala lõbus oli, Hans on mingi, nii lõbus oli, et ma ei arvanud sellest palju. Esiteks on ju. Minu see mõeldud välja, minu formaat, särki, okei, see ei olnud minu formaat, me mõtlesime selle koos välja, aga mina olin see, kes selle ette valmistas ja edasi ja siis Hans pärast ütles, et ta ei oodanud sellest episoodist palju. Ja tal oli nii lõbus ja tore. Ma ei öelnud niimoodi, ma ütlesin, et ma ei uskunud, et see episood nii hea tuleb. No okei. See on väga suur erinevus, Brenda. Ma ei ole päris kindel, kas sa päris nii ka ütlesid, aga võimalik, et sa päris nii ka ei olnud, nagu mina ütlesin, sa olid siin vahepeal kuskil. Ongi, meil on vaja, et igasse nurka kaamera panema, et kõik oleks kogu aeg üles filmitud. Et TikTokis võib laivi küll teha. Peaks podcasti laivi tegema lihtsalt. See on ka üks asi, mille peale ma olen mõelnud, üks väga, ma ei tea, kui suur ta nüüd, selles mõttes ta on ikkagi suur, et seda kuulavad 100 000 inimesed, selles mõttes ta on väga suur. Üks podcast, keda ma jälgin, siis neil ongi see, et kõik salvestused on laivis tehtud, nagu videolaivi mõttes, et ongi iga nädal, kui nad nii-öelda salvestavad seal laivis ja siis see ongi see podcast, mis jääb ülesse ka. Päris lahe ju. Jah. Ma olen seda mõelnud sellistel hetkedel, kus ma olen monteerinud ja siis ma mõelnud, et kui me teeks ka samamoodi ja ma teeks laivis seda, siis ma ei peaks monteerima. Jaa. Aga oota, mul oli enne seda mingi muu mõte ja niimoodi põhimõtteliselt meie päevad, autosõidud ja asjad mööduvad, teeme seda, teeme toda ja siis liiga palju asju on, aga oota,
mis me enne seda, oota. Aga live podcast, ma olen nõus, ma olen selle peale ise ka mõelnud, et näiteks teekski ühe episoodi laivis. Jaa, aga see, selles mõttes, et kui meil ongi siin vaja nii-öelda paus teha, on ju, et ma ei tea, sa just enne tegid pausi, et panna konditsioneer tööle, et selles mõttes need ma ikkagi hiljem monteeriks välja. Et see ei ole see, mis läheb ka pärast ülesse. Noh, jah. Aga et me võime praegu, ta võiks laivis käia, et need, kes laivis vaatavad, vaata, näeks siis seda osa ka, kui me korraks minema lähme või näiteks enne Kass tuli meil siia Kräunus tahtis uue saada, on ju. Et see lihtsalt on siis see, et kes on laivis, nemad näevad seda sisu ka. Noh, et lõpuks me ju ei lõika siit, ma ei tea mida välja, et me lõikame välja need kohad, kui ongi mingi terrorid, on ju, ma ei tea, Hansul siin farmerid vahepeal helistavad, siis me peame välja lõikama selle. Ehk siis, et see ongi see lisa, et miks tulla üldse laivi vaatama. Et sa näed siis nagu kohe praegu kõike laivis või siis seda tootama, on ju. Ehk siis niimoodi sa näed ka ette ju episoode, sest ega see episood, mida me täna lindistame, see läheb üles kas järgmine ülejärgmine nädal alles. Ja muidu me tahaksime olla ju siuke 3-4 episoodi ees niikuinii, nii et põhimõtteliselt me peaks lindistama kuu ette, kui see välja läheb. Et siis nagu laivi point ongi see, et inimene näeb kuu aega varem. No ma ei tea, kas ma kõiki... Ei, mitte kõiki. Ei, ainult mingi paar korda aastas. Ja. No mõtleme, sellel ideel on ka jumet, jah. Aga tuleme tagasi selle juurde. Nii, minu see slängi see, mis iganes podcasti episood. Tegime selle ära, on ju. Ansule täiega meeldis. Veel pärast ütles, et me võiks ikka veel teha. Mul on juba uus sport slänge. Sõbranna saatis. Tol oli mingi, ta tahaks ise sind küsitleda üldsegi, on ju, et ta saatis mulle kõik full memod, asjad, kuidas hääldada ja nendasi. Ja siis me tegime Patreoni episoodi ja mina siis valmistusin ette selle sama karbikese siin, on ju. Ja kõik need kategooriad ja asjad, me olime ka nagu selle enam-vähem läbi rääkinud vist. Ja tegime episoodi ära ja see ütles täpselt sama asja. Ei, ma päris hea jah, et ma ikka ei arvanud, et mingi sükene tuleb. Ja mis meil veel üks formaat on? Meil on 3 formaati. Sa 3 korda seda öelnud mulle ja need kõik 3 olen mina ette valmistanud. See, mis me tegime Pali episoodi, see intervjuu formaat. Ehk siis selle intervjuu valmistasin mina ette, et nüüd hakkab niimoodi olema, et kui me käime kuskil reisil, siis me teeme reisi nii-öelda vahetud emotsioonid, et kui me olemegi a la 2 nädalat Tais ja täna käisime jetskidega. Ja täna käisime jetskidega sõitmas 7 tundi, 7 saart või mis iganes on ja. Et siis me räägimegi seda, ma arvan, selle nagu põleva energia pealt seal. See, kui me räägime, ma ei tea, 3 nädalat hiljem, kuu aega hiljem, see on ju teine energia, aga siis tulevad pärast reisil käimisi, tulevad siis episoodid, kus on nagu intervjuu mõttes, mis on siis kasulik tegelikult neile, et ta läheb ka Taisse, mis mul Taiks vaja on või läheb Vietnamisse, mul on enne üldse, kui mul on lennupiletit, mul on viisat vaja on ja mida iganes. Ehk siis, et tulevad intervjuu vormis reisi episoodid, mis on kasulikud inimestele, kes kavatsevad sinna riiki minna. Mina valmistasin, rääkisime jälle kõik läbi, sobib, lahe. Mina valmistasin ette intervjuu, küsimused, tegin kõik tabeli asjad ja tegime siis selle Pali episoodi ära, mis on muideks tippude tipp praegu, on ju. Ja siis lõpetab episoodi lindistamise ja Hans on mingi, kuule ei, päris hea, et mul ei olnud väga kõrgeid ootusi selles osas. Nii et kõik 3 asja, mis ma olen ette valmistanud, sul ei ole mingid ootusi selles osas. Mis mõttes üldsegi? Mis mõttes? Ei, ma ei haibi üle, vaata. Sul ei ole nagu väga kõrgeid ootusi mulle, nagu ma aru saan. Ei, absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ja mina ütlen alati, et on nagu parem, kui ma ootasin. Mina ei ütle halvaga. Mina ei ütle kunagi halvaga. Nii et siis teate, et mina üldse ei ole mingi pidur siin praegu, et ei, et me ei hakka siin mingid reaktsiooni mingisuguseid videosid tegema, vaid mul on, et vaatame, kus me välja jõuame. Ma arvan, et praegu on sutsu vara selle jaoks. Alustame toidu tegemisest. No vaatame. Nii et sellised mõtted, andke teada, millist sisu te tahaksite näha
mis teid huvitab, mis teid kõnetab, millised on teie mõtted, mis teid huvitab. Mina tahan teada seda. Ja nüüd kindlasti me 2 päeva pärast ma viskan Brenda rongi peale, sõidame umbes 3 tundi koos jälle, küll me siis põrgatame veel 16 000 uut ideed ülesse, mida kõik tuleks ühe korraga ära teha. Nii et pooled neist lähevad kaduma nagu nii. Pooled lähevad kaduma ja siis pooled leiame üles mingi hetk ja nii see virvarr meil kogu aeg käib ja kindlasti järgnevatel nädalatel üritame teha esimest korda podcasti niimoodi, et me ei ole samas asukohas, ehk siis teeme otse lülitusi Balile, mina jään siis siia ja jah. Mina olen Balil ja vaatame, kuidas meil see Välja podcasti tegemine välja tuleb. Loodame, et mul on internetti. Loodame. Piisavalt. Nii et selline oli meil siis tänane episood. Loodan, et oli põnev. Jah, rääkisime, ei tahtnud, et loodame, et oli põnev episood, ei tulnud reklaamepisood, sest see ei olnud meie... Aga tegelikult see ei olnud reklaam, me ikkagi ju samamoodi me võiksime siis öelda, et sinu tööepisood oli reklaam ja minu tööepisood oli ka reklaam, et ma tegelikult ei reklaaminud ju enda ehteid. No, tõsi. Me rääkisime ettevõtlusest ja enda tööst, samamoodi konsultatsioon tule või ära tule, selles mõttes, et me just rääkisime, miks me ei ole sellele nagu teinud kui tuleme korraks siia tagasi. Me ei ole sellele mitte ühtegi korda teinud mingit suurt reklaami. Ei ole. See kõik on läinud orgaaniliselt ja muidugi selles mõttes, et Instagramis ma olen sellest rääkinud ja nii edasi ja mingeid postitusi vist paar tükki oleme selle nii-öelda infoga teinud, aga me ei ole teinud mitte ühtegi reklaami, et inimesed, et palun tulge konsultatsioone. Ei, nagu tulge, kui te tahate tulla ja ma ei näe, et me hakkaksime kunagi siin, ühesõnaga, et mina ei näe, et see oleks saanud kuidagi, nagu et selles mõttes see ju ei olnud reklaam. Ei olnud. Me rääkisime enda tööst. Ma loodan, et oli huvitav. Nägite meie küsimuste vastamist. Rääkisime, miks me aitame inimesi, miks see meile meeldib. Miks meil on selline teenus, jah. Nii et minu arust oli... Ja me käisime podcastis külas ja kus kohas me külas käisime, jagame meie Instagrami kontol seda ja TikTokis ka. Ma tean, et nad postitavad TikToki ka, mis tähendab, et TikTokis ma repostin selle postituse. Võt. Nii et näeme juba järgmine kord, kui Brenda on palmi all ja... Ma praegu ka palmi all. No sa... nagu see palm, mis sul selja taga on. Ei, ma olen Austraalias on palmid. Ma mõtlesin see palmileht, mis sul aga selja taga on. Jah. No, kui Brenda on juba Indoneesia palmide all ja eks siis ole näha, mis jututeemad meil siis juba järgmine kord on. Nii et tõmbame siia joone alla. Suur aitäh jällegi, et kuulasite, nagu alati Instagramis ja TikTokis, miks mitte Austraalia, võite saata meile lugusid. Nüüd on kuupäev ka kirjas, millal kinkekaart välja loositakse, see on juuni lõpus. Nii et miks mitte australia@gmail.com, saatke kõik oma lood sinna ja alati meid saab toetada meie Patreoni lehel ka seal siis miks mitte podcast. Jah. Suur aitäh teile, et kuulasite, vaatasite. Tšauki, tšau. Aitäh, tšau.